Millal tekkis see hirm olla mina ise? Olla see tõeline mina, kes ma südames soovin olla? Kus tekkis see hirm tunda süütunnet kõige selle osas, mida ma soovin? Kus tuli see muster karta olla aus eelkõige iseenda suhtes ja selles, kes ma soovin olla? Ja mu hing nii palju mulle üritab näidata. Kus tuli see mõte mitte usaldada oma tunnetust, et karta seda hingetunnetust, mis minu sees nii valjult räägib, aga ikkagi kahelda, et äkki see ei ole õige. Kus tuleb see hirm iseenda ees, selle ees, kes soovin sisimas olla. Kõike seda, mida tunnen, et soovin teha ja kuidas midagi teha, aga õla peal jutustab ikka see väikese mina hääl. Et vaata ikka, mida teised teevad. Nemad ju nii ei tee. Kuidas sa saad teha teisiti või isegi tahta teha teisiti? Kust see kõik tuleb? Seda peab õppima. Õppima olema see, kes sa hinges oled. See ei tulegi üleöö. Eriti kui oled terve oma elu seda hinge mina alla surunud. Just selle väikese õla peal jutustava tegelase tõttu. See kõik võtabki aega. Aega, et õppida teisiti tundma, teisiti mõtlema, teisiti käituma. Ja tasapisi hakkad nägema tulemusi. Ja siis jälle kukud ja lööd ära ikka selle sama vana koha. Aga ei, ma tõusen püsti, pühin tolmu põlvelt maha ja õpin sellest, mis mind oma vana armi ära lööma pani. Ja ma õpingi. Ja tasapisi saab minust enesekindlam mina. Usun iseendasse järjest rohkem ja rohkem. Ja siis jälle kukun, aga seekord enam mitte nii valusalt. Ja olen enda vastu järjest pehmem ja sõbralikum ja heldem ja ulatan endale selle käe ja aitan ennast jälle püsti. Nii me õpime terve oma elu. See ei peatu, kuigi vahel tundub, et enam ei jaksa. Aga ikkagi tõusen püsti ja liigun edasi. Liigun edasi selle hinge mina suunas, keda enda südames tunnen ja ma liigun talle iga kord järjest lähemale. Kuni üks hetk ma olengi tema. Ja õppimine jätkub endiselt. Tundmine ei kao kuhugi. Aga nüüd läbin kõik need kiige üles-alla liikumised koos enda kõrgema minaga. Ja see kõik möödub palju lihtsamini ja kergemini. Aga töö endaga, see ei lõppegi ja see ongi täiesti okei. See on imeline, sest töö iseendaga on see kõige suurem, keerulisem, raskem, aga ka kõige imelisem ja täisväärtuslikum projekt, mida oma elus teed. Ja see on väärt midagi, mille eest võidelda. Sa oled alati väärt enda ees seismist ja võitlemist. Sest sa oled imeline inimene siin imelises maailmas.